Tänavu möödub 620 aastat Tallinna Mustpeade vennaskonna esmamainimisest. Kikindi Köki kindlustuste muuseumis algab ürituste sari, mis tutvustab Mustpeade vennaskonna põnevat ajalugu. Mustpead on muidugi Tallinna ajaloos erakordselt tähtsat rolli mänginud ja nad on ühest küljest kaupmehed, teisest küljest on nad olnud linna kaitsjad. Et nende loosung on ka, et kas võita või surra, et see on tegelikult selline nagu pigem sõjalise ühenduse loosung, aga nii oligi, et need vallalised kaupmehed siis tõepoolest olid ka linna kaitsjad. Nad said ka sellise ettevalmistuse, et nad suutsid ka relva käsitleda. Ja sellepärast see teema on meie kindlustuste muuseumis väga sobiv. Ja me tõesti teeme selliseid mustpeadele pühendatud tuure. Vaatame siis Kikindi Kökis üle kõik, mis meil puudutab mustpäid meie ekspositsioonis ja siis juba ka linnaruumis. Peagi saab muuseumi kodulehelt tellida toodet, mis hõlmab eraldi mustpeade ekskursiooni. Mustpeade ajalugu tutvustab Kikindi Köki külastusjuht giid Eero Väin nii muuseumis sees kui ka linnaretkel. Peatuspaigad võiksid olla Niguliste kiriku juures, kus teatavasti asub mustpeade vennaskonna poolt annetatud Neitsi Maarja altar, kindlasti Mustpeade maja Pikal tänaval, samamoodi teeme peatuse Suurkildi maja juures, Püha Vaimu kiriku juures Raekoja platsil. Väidetavalt siis on Tallinna mustpeade esimesed, kes aastal 1441 Euroopa linnadest tõid avalikult välja kuusepuu ja ilmselt alguses küll mitte teadlikult, kuid sellest kujunes aegade jooksul välja selline meeldiv traditsioon, mis kestab siis tänapäevani.